Okei, näitu. Kas sa nalja tahad kuulda? Alati. Pühapäeva koolis joonistab väike tüdruk paberile. Õpetaja küsib, mida sa joonistad? Tüdruk vastab, Jumalat. Õpetaja naerab, aga keegi ju ei tea, kuidas Jumal välja näeb. Tüdruk ütleb enesekindlalt, kohe saavad teada. Kirikus on vaja uut katust. Pastor küsib, kas meil on raha katuse jaoks? Rahanduskomitee vastab, jah, aga see on praegu veel kõigi taskutes. Liiga tõsi. Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, Jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Just täpselt nii. Ja tänane osa, näitu, tänane osa on meil see, et kuidas olla hea lapsevanem? Oi, see on küll väga hea teema. Mõnikord on tunne, et mina küll sellest ei peaks rääkima, aga ei, ma arvan, et see on väga lahe teema, väga äge osa. Kindlasti palju meile üle arutada. Aga kõigepealt natukene kallikene. Nii. Kuidas sul nädal läinud on? Minu nädal on läinud siiani väga-väga hästi. Täna on esmaspäev. Väga hea algus on. Kuidas sinu nädal nii siiamaani näinud on, kallis? Ka hästi, jah. Kuidas tunne on? On sul vaba tunne, mõnus tunne? Jaa, minul on vaba mõnus tunne küll. Mõtlen, et see lapsevanema teema pani mind nii palju asju nagu läbi mõtlema, või see teema tegelikult pani mind nii palju asju läbi mõtlema üleüldse nagu õpetuslikult asjad, sest et siin on nii, mida ma olen ise enda elus võib-olla vaadanud juba mingi 5 aastat niimoodi või 6-7 aastat, see päris äge. See on tagasi vaadata tore niimoodi, et kui, sest Krissu juhib seda osa, nii et siis kui tore on vaata, kui sa saad ka teema teada, siis sa saad tagasi vaadata, mõelda kõik need nagu mälestused, õpetused, asjad üle, mis on nagu enda elus on olnud relevantsed, see on äge, on nagu cool mõelda nende asjadele. Täiega tore. Kuidas sinul, kas sa tunned ennast vabalt ja hästi? Täiesti. Väga hea. Nagu kalamaa peal. Kõigepealt esimese asjana ma tahaks küsida sinu käest, et mis on nagu siukene üks asi, mis sul on meeles oma vanemate kasvatusest? Mustvalged need flashbackid, rihma, ma tean näile. Ei olnud mul sellist. Millal sina said oma esimesed triibulised? Jaa, okei, seda ma mäletan küll. See oli loomade kiusamise eest muideks. Okei, siis küll. Et ma sain esimese, ma ükskord proovisin Saaremaal, või see oli Hiiumaal või Saaremaal ühte tuttavate kassi pesta, nii et ma viskasin ta ojasse. Oli vist mingi 3 või 4. Ja mina mõtlesin kaste vanni minna, sest vann on tore nagu, kellel ei meeldiks vann, aga noh, kassile ei meeldinud vann. Õnneks see oli nagu madal oja, on ju, et ei olnud nagu, ta ei uppunud, ta lihtsalt jooksis minema, on ju, ja pahandas. Ja oli märg. Aga teine oli see, et mul olid liiga suured kummikud jalas, mis logisesid, siis kui ma olin mingi 4-aastane, siis ma käisin ringi ja lõin jalaga meie vanatädi koera, kes oli niisugune hästi kannatlik ja ta ei teinud midagi selle peale. Ma lihtsalt jalutasin ta järgi, lõin talle jalaga kõhtu kogu aeg. Ja siis mul oli küll, mu isa lükkas mul korralikult vastu seina ja andis mulle vitsa ja ütles, et mitte kunagi ei tohi koeraga niimoodi loomadega, sa ei käitu kunagi niimoodi. Ja eluks ajaks ei meelde. Väga selles mõttes, et rohkem ei teinud kunagi loomadele nii. Oli päris tore. Millal sina esimene kord said vitsa? Siis kui ma olin 4-aastane ja ma elasin isaga 2 koos ja siis ma üks hommik ärkasin üles ja ma teadsin, et ma tahan minna kooli, sest ma olin vist lasteaias kuulnud seda. Nii et ma kõndisin lihtsalt kodust välja tänava peale, me elasime Kalamajas too aeg. Mis ei olnud nagu pop ja hipster aeg? Too aeg. Ja siis ma jooksin lihtsalt üle autotee ja kuskile suvalisse kohta ja veel isa jooksis veel ukse peale ja karjus ka, et Kristus tule kohe tagasi. Ja siis ma ütlesin, issi, ära muretse, ma lähen kooli. Ja siis ta veel karjus mulle ka, et kui sa kohe tagasi ei tule, siis sa saad vitsa. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma olen valmis selleks. See on okei, see on väärt seda riski. Mul on vaja kooli üles leida. Ja siis ma läksingi seiklema Kalamaja tänavatele. Ma ei leidnud kooli, ma ei teadnud isegi, mis see kool on ju tegelikult. Ja siis kui ma pärast tagasi tulin, siis
ma sain oma karistuse ja. See on kahju, see on kurb. Aga mis on sinu jaoks see nagu üks asi vanemate kasvatusest, mis on sulle edasi kandunud kuidagi? Kas üks mingi nõuanne, üks asi, mida sa kasutad ka oma lapse puhul, ka meie lapse puhul? Väga oma lapse puhul. Ja meie lapse puhul üks asi, mida minu vanemad tegid nagu väga hästi, oli see, et nad võtsid mind igale poole kaasa lapsena. Et see ei olnud nagu kuidagi minu elu ja nende elu ei olnud nagu lahus, mis mulle väga meeldis. Et mina ei käinudki näiteks lapsena lasteaias, ma läksin eelkooli nagu kooli ettevalmistuskursusele, kui ma olin 6-aastane ja siis läksin kooli esimesse klassi. Aga selle ajani ma lihtsalt chillisin kodus vanematega. Ja kui neil oli kuskile väljasõit või vaja minna kuskile, siis ma läksin kaasa. Et nende nagu töö ja vaimulik töö võimaldas niimoodi elada ja niimoodi olla. Ja mulle tegelikult väga meeldis see ja ma teen Elliga praegu väga palju samamoodi, et kui mul on kuskil tööl või mingil asjal vaja minna, väga tihti, kui mul on siuke mitteformaalne kohtumine, siis ma võin väga vabalt minna lapsega koos tööle, et see on, nagu mulle hästi meeldib ja see on hästi nagu kuidagi normaliseerib ära seda, et lapsevanem on ka inimene, ja et lapsel on ka koht igas ühiskonna osas tegelikult minu arust, et see mulle tohutult meeldib. Ja võib-olla see ka, üks mõte tuli veel, et mu vanemad alati nagu julgustasid vabalt olema see, kes sa oled. Et nagu ei pandud väga palju nagu raame sellele, et sina pead kindlasti olema selline või see on tollane. Rohkem küsiti suunavaid küsimusi selle osas, kes ma tahaks olla. Jah, okei, need raamid pandi, et sa oled poiss, on ju, et ei olnud nagu niisugust nagu tead mingi tänapäeva veidrat mingit. No too aegs ei olnud isegi küsimuses. Ja ei olnud, ja ega mulle minu elus ka kunagi ei olnud. Aga lihtsalt, et see mulle meeldib ja ma tahaks meie lapsega ka tulevikus nagu rohkem teha seda, et ma selle asemel, et nagu kindlalt talle raamid panna, et mida ta tohib või ei tohi olla, ma pigem suulan ja aitan tal leida iseennast. Tahaks nagu pigem olla see vanem pool. Aga mis sinul oli? Mis on midagi, mida sinu vanemad tegid, mida sina tahaksid meie tibule edasi kanda? Mul on üks siuke nagu põhimõte, mis oli väga huvitav, millest ma nagu noorena aru ei saanud veel, aga kui koolis või lasteaias või kuskil oli, et keegi natuke kiusas või keegi käitus kuidagi pahuralt või mõni õpetaja ütles nõmedalt või nagu midagi sellist juhtus, on ju, siis kui ma alati läksin nagu oma isale kituma sellest, siis mu isa ütles nagu mu isa alati pani rõhu sellele, et okei, et ma saan aru, et sinuga midagi sellist juhtus, aga mõtle, miks see teine inimene nii käitus. Mis see tema taust oli? Miks tema reageeris niimoodi? Ja ta nagu suunas mind mõtlema või vaatama natuke laiemat pilti, et see ei ole ainult see, et mina sain siin kohas haiget ja nüüd ma nagu pean kätte maksma või tagasi tegema teisele inimesele, on ju. Vaid ta aitas kuidagi mul laiemat pilti mõista ja näha, et kas see teine inimene reageerib mingitele asjadele millegi pärast, on ju. Ja jah, on inimesed, kes tõesti käituvad nagu sitapead, aga nagu väga paljudki inimesed lihtsalt reageerivad millegile ja käituvad sinuga niimoodi, et neid asju ei pea nagu alati isiklikult võtma. Ja seda kuidagi mu paps õpetas ja see tõesti on jäänud minuga nagu väga pikaks ajaks. See on väga äge, see on väga nagu silmi avardav tegelikult ja just nagu laialt mõtlema panev. Väga cool. Yeah. Aga mida Jumal räägib meile siis laste kasvatamisest? Huvitav see, et ega Piibel ei ütle liiga palju asju laste kasvatamise kohta. Ei anna nagu liiga palju selliseid käske, reegleid, juhatusi, kuidas last kasvatada. Aga kui ta midagi räägib, kui Piibel midagi räägib, siis järelikult tuleb seda väga hoolega vaadata läbi. Sest et siis on see väga oluline, kui seda on vähe, siis on oluline mõelda läbi need asjad. Kõigepealt juhi olles ise eeskuju. Paulus kirjutas siis Tiitusele 2. peatükk 6-7 salm ütleb nõnda, et niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes, näidates iseennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatud väärikat õpetust. Lapsed vaatavad kõike, mida me teeme. Mitte ainult meie tegusid, meie sõnu, aga ka meie hoiakud ja reageeringuid asjadele, kuidas me reageerime erinevatele olukordadele. Nad on nagu käsn, kes nad võtavad kõik endasse, imevad kõik endasse sisse. Ja kui me vaatame erinevaid piiblitegelasi, siis me ka näeme, et need ämbrid, mida vanemad kolistasid, neid tihti ka kolistasid
lapsed. No kui me vaatame näiteks Taaveti elu, on ju, Taavet ju võttis endale võõra mehe naise, on ju, ta nii-öelda pettis abielu, siis on ju, mida tema lapsed tegid, mida tema pojad tegid, ka petsid abielu või ka võtsid endale niimoodi naisi, keda nad ei tohtinud võtta tegelikkuses, on ju. Nagu need asjad kanduvad edasi, mida vanemad teevad, seda lapsed teevad, mis hoiakuid sina näiteks, kuidas sa suhestud Jumalasse, kuidas sa suhestud kirikus käimisesse, kuidas sa mõistad maailma asju, kuidas sa räägid poliitikast, õpetajatest, muudest inimestest, sõpradest, sugulastest ja nii edasi, kõik need asjad kanduvad edasi lastesse, nad nagu võtavad need asjad omaks lihtsalt. Ja see on väga-väga hea tähelepanek. Ma panen korragi seda seost Taavet ja Saalomoni vahel näiteks niipidi mõelnud. Ja teised pojad ka. Ja teised pojad ka tegelikult. Ja teine poeg tähendab. Et see on väga äge. Ma pole nagu, või kurb tegelikult, tõtta öelda. Ja see on hästi, hästi sügav mõte tegelikkuses. See meenutab mulle tegelikult ühte, ma ütlen päris nagu julma ja külma, võib-olla kurba sükest tõsiasja põhimõtted, mis ma olen ise enda nagu meie lapse kasvatamisel nagu enda nagu sisse kuidagi omaks saanud ja ka vaadanud. Ja see oli üks asi, mida keegi internetis ütles väga kenasti selle kohta, mingi käitumispsühholoog, ta ütles niipidi, et lapsed ei võta omaks kriitikat või lapsed ei võta konstruktiivselt vastu kriitikat, nad võtavad selle identiteedi osaks. Ja see võib-olla käib ka nagu üleüldse pattude, kõiki sükse eksimuste, sükste asju suhtumiste osas ka, et laps ju ei saa aru, et sina pahandad temaga mingi asja tõttu sellepärast, et tema siin olukorras käitub valesti. Ta vaatab, kuidas sina käitud temaga ja võtab, et minuga peabki niipidi käituma. Ja see on see, kus need käitumisahelad ja mustrid asjad hakkavad tegelikult valesti minema mingites asjades. Pattudega täpselt samamoodi, on ju. Et me vaatame, et et niipidi on lubatud teha, järelikult see on normaalsus, on ju. Et lapse vanemana tegelikult see on nagu meeletu ohukoht, kui nagu see lambike sul nagu peas süttib ja sa nagu märkad seda, et appikene, et see on see, mille eest ma tegelikult vastutan, on ju. Oi, Jumal aita, palun, nagu. Et see, saad nagu kuidagi pani mulle väga selle vastutuse määra, mida täpselt samamoodi see piibli näide tegelikult rõhutab väga. Ja et see on hästi oluline, et mis eeskuju me oma lastele jätame, sest et me võime ka nagu sest et sellest sõltub nii palju, esiteks millise näiteks abikaasa meie laps endale valib, on ju, siis kuidas ta üldse maailma näeb, kuidas ta näeb romantilisi suhteid tuleviku elus, ta vaatab vanemate dünaamikat, ta vaatab, kuidas vanemad elust läbi lähevad, kuidas nad oma karjääri teevad, kuidas nad Jumalat armastavad, peret armastavad ja nii edasi ja selle nagu põhjal nad ju ka lähevad täiskasvanu ellu, kas siis vähem katkiselt või rohkem katkiselt, on ju. Eks kõik lapsed mingil määral kuidagi saavad ikka pereelust haiget, mingid haavad ikka tekivad, see on paratamatu, sest me elame nii patuses katkises maailmas, et see on nagu peaaegu võimatu, et sul tuleks täiesti terve laps välja, on ju. Aga jah, et see eeskuju nägemine, et mida su laps näeb, kas ta näeb neid tegusid või näeb ainult sõnu või pole mitte midagi seal taga, on ju. Ja see määrab nii palju ära, nagu mis temast edasi saab ja mis nagu hoiakuga ta ellu suhtub. Ta võib näha ju, et ta vanemad on võib-olla laisad, ei viitsi midagi teha ja siis ta nagu sellest vimmast läheb ja et nüüd ma tõestan, minust saab mingit asja, minust saab midagi. Aga siis läheb, töötab ennast täiesti sodiks, on ju, ja põleb lõpuks läbi või läheb nagu täiesti teise äärmusesse, on ju. Et ühesõnaga, see on nii oluline, et nagu mis eeskujuga laps üles kasvab. Täiega. Ja et kas need nagu väärtused, mida te nagu räägite, ka reaalselt manifesteeruvad teie üksteise omavahelises suhtlemises nii lapsega kui omavahel kodus, on ju. Ehk et kas see õhkkond, mis kodus eksisteerib, vastab sellele, mida nagu te väidate, et piibel näiteks õpetab, on ju. Et see on nagu kõige, ütleme, see on kõige nagu rakenduslikum koht sinu usuelus tegelikult ka on kodu. Kui sa nagu niipidi mõtled sellele asjale. Et see on päris karm tõsiasi, sellepärast, et nii mõnigi kord, ma ei tea, minu jaoks ma tunnen ka, et see on koht, kus ma kõige rohkem eksin ka, on ju. Et lihtsalt sellepärast, et see on ka koht, kus sa kõige rohkem oled ilmselt. Aga lihtsalt, et see on
karm reaalsus on. Jah. Aga mida meile piibel kõige enam õpetab teha või mida me saame lastevanematena piiblist võtta kasvatusse üle on see, et armasta Jumalat esmalt ja õpeta oma lapsi tegema sedasama. Et vanemana sa saad väga kiiresti aru, kui puudulik sa oled. Enne kui sul lapsed on, sa oled perfektne lapsevanem. Siis sa saad reaalsuses lapsed ja sa saad aru, et apikene, ma ei oska, ma ei suuda. ja nagu mitte keegi meist ei oska olla perfektne lapsevanem. Ja mida varem me õpetame lapsi minema Jumala juurde, seda parem kui on. Ja õpetussõnad 22.6 ütleb, et juhata poiste tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. Ehk siis, kui sa kujutled ette, et milline sa tahaks, et sinu laps täiskasvanuna oleks, kujuta see ette ja treeni teda lapsest saati selliseks. Just. Et ta oleks julge armastama Jumalat, panema Jumalat esikohale, käima nendes andides, mis Jumal talle kinkinud oleks selline, ma ei tea, finantsiliselt hea mõtlemisega, distsiplineeritud, töökas ja nii edasi. Kui sa kujutled oma lapsele neid asju ette, väiksest saati juba treeni seda ka, et kasvata neid omadusi ja harjumusi väiksest east, siis need ei lahku vanas eas. Jah, kui sa just täpselt, sest et see, mis on tema jaoks normaalne, on nagu jääb ka selle jaoks, jääb tema elu jaoks on normaalne. Ülihea näide minu enda elust, ma just tegelikult eelmine osa korra sellest rääkisin, aga see on ka see sama asi, et kuna mina kasvasin vaimulike lastena üles kristlikus peres, siis isegi, et mul võib-olla aktiivset usuelu ei olnud kuni mingi 20-ndateni, no ma võisin kirikus käia ja noortekas käia ja palvetada ja ma sain nagu, ma tajusin seda ja ma olin nagu seal, aga kui ma nagu päriselt Jumalaga kohtusin, siis see raamistik oli mu sees tegelikult juba lapsest saati olemas. Et mingid usuelu alustõed olid minu elus tegelikult nii juba nagu lapse emapiimaga kaasa tulnud on ja lihtsalt ja siis kui ma nagu päriselt Jumalat kohtasin, siis need asjad läksid nagu laks paika on ja. Ja sa järsku saad aru sellest ja mõtled, et vaata kui äge on, et sellepärast minu vanemad tegid nii ja sellepärast nii ja sellele. Ja siis sa nagu mõistad neid asju ja need on just nagu põhimõttelised küsimused tegelikult ka, mitte isegi niivõrd väga see, et alati söögipalve, no kuigi kombed on ka väga oluline, ma pean ütlema, traditsioonid ja kombed kuuluvad sinna alla täiesti. Aga just, et hoiakud oli see, mis mulle nagu niimoodi kaasa anti, mis mind tegelikult hiljem elus hästi palju aitas. On ju. Aga mida sina oled teinud, et meie laps kasvaks üles sellega, et Jumal oleks tal esikohal, et ta õpiks armastama Jumalat esmalt ja kõige rohkem? See on väga hea, ma olen palvetanud temaga koos, ütleks kohe, et nagu tema juuresolekul ja ma arvan, et see oleks nagu normaalne. Teine asi, meie oleme koos ülistanud, see on asi, mida me teeme niimoodi lapse kõrvalt, eks ole, ja ma arvaks, et ka kirikus käinud, ma ütleks, et need asjad oleks kõige rohkem, no ma tahaks öelda ka piiblit lugeda, aga väga tihti ma loen pigem nagu telefonist ja siis nagu ega laps ei tea ju seda vahet, kas ma loen uudiseid või piiblit. Et, no. Ta loeb laste piiblit. Ta loeb laste piiblit küll, jaa. Ja siis jutustan juurde. Muidugi, sina teed seda, vaata kui äge. Vau, appi, see on ju täiega lahe. Mis väga cool. Okei, aga räägi, mida sina siis teed veel? Okei, nii. Meie laps käib lastetöös juba. Ta on 1,5-aastane, aga kuna ta mõlemad vanavanemad on lastetöö tegijad, siis me natuke jätame lasime. Ja koguduses käib kaasas ja mitte alati muidugi, sest et see ei ole kõige lihtsam käia kogu aeg koguduses lapsega, nii väikse lapsega. Aga ja me ülistame, talle väga meeldivad Juhan Ungru laulud, minu laulud, Juhan Ungru laulud. Eelmine kord ma mängisin klaveril ja siis ülistasin ja siis ta niimoodi tantsis kaasa mul niimoodi. Kiikus sus üles. Ja see oli nii armas, siis naeratas. See oli täiega palju. Ja talle täiega meeldivad ülistuslood ja natuke äge. Ja piiblilugusid sina loed ja seletad. Ja. Nii äge. Üks hoiak, mis mul tuleb meelde, mis me mõlemad oleme tegelikult õpetanud, mille vastu ta korraks on eksinud ka, oli see, et me oleme üsna vabad olnud selles osas, et kui tal on mingisugune lasteraamat või midagi, kus ta tõmbab mingi lehe välja või midagi, siis me ütleme, et telli ära teeni, aga me ei hakka teda mis karistama, seepärast, et lõpuks ta lihtsalt keerab endale käru sellega, et ta oma raamatut rikub. Aga üks raamat, mida me ei luba kunagi retsida, on piibel. Et me ei luba, et laps läheks, sest me hoiame seda nagu pühana. Et see on asi, mida sa ei tohi lõhkuda, see on asi, mida sa ei tohi rikkuda, sest see on oluline. Et Anti ühe korra pääses silma alt mööda meilt ja siis tõmbas
tõmbas natuke katki, aga see on vist paratamatu. Ja see on väga oluline nagu, võib-olla lapsevanemana on nagu raske näha seda, mis mõju annab näiteks lastetöö lapsele või et ma ei oska ausalt öeldes nagu ette kujutada ka, et kui meie, ma ei tea, kunagi tulevad veel lapsi ja lapsed on suuremad ja kuidas sa nagu näed, võib-olla kui nad teismeeas, et lähevad eemale Jumalast, et väiksena on nii armsalt olnud Jumala juures ja siis kuidagi lähevad natuke eemale ja sa pead nagu laskma neil minema läbi nende oma teekonnast Jumalaga. Aga see võib alguses nii raske olla. Aga ma ütlen ka, et nagu igal ühel on oma lugu Jumalaga ja see, kuidas vanemate palved kannavad läbi lapsi. Vanemate, lähedaste, vanavanemate palved, et ma näiteks enda vennast võin rääkida, et käis ka lapsena ka pühapäevakoolis, kuna meie emme on siis kristlane, minu kasuema, aga meie emme on kristlane, tema tõi meid kohe väiksest saati kogudusse, isegi et meie isa ei olnud too aeg veel kristlane ja mu vend käis ka, aga siis mingi aeg, enam ei viitsinud käia ja nagu poistel ikka ja ei taha, ei viitsi ja siis nüüd alles täiskasvanuna onju, kui ta läks ülikooli ja tööle, siis tal hakkas tööl nii igav, et see oli siis, kui me hakkasime podcasti tegema ja siis ma saatsin pere chati ka kohe, et minge kuulake meie podcasti ja siis pange subscribe ja like aga ja siis mu vennal hakkas nii ja siis mu vend naeris selle peale, haha ja muidugi, ma ei tea, mu õde hakkab mingit kristlikku asju rääkima, ma lähen kuulan seda onju. Ja siis tal hakkas töö juures nii igav, et ta mõtles, et okei, et igavusest ma siis kuulan seda ja siis hakkas kuulama ja siis läks põhimõtteliselt terve õhtu, terve päev tööl olles kuulas nii palju osasid ära ja mõistis, et Jumal on vist päriselt olemas ja ta tahaks kristlaseks saada. Ja muidugi peale seda hakkab see teekond pihta, kuidas sa nagu tuled vaikselt Jumala juurde ja vahepeal natuke kaugemale, vahepeal lähemale ja nii edasi, sellest võib-olla kunagi tuleb, räägib ise. Aga see on tõesti hämmastav ja et nagu et vanemana ma ei tea, kuidas su süda võib tilkuda verd, kui sa näed, et su laps kaob ära või laps läheb eemale, läheb kuidagi halvale teele ja kui valus see sees on, sinu armas beebikene, pimmukene ja siis ta kaob ära ja siis usalda nüüd läbi selle, et tal on Jumalaga teekond, küll ta tuleb tagasi, aga tõesti, Jumal töötab nii imelistele viisidele, sa kunagi ei tea, millal käib see nagu klõks ära, et kui sul on lapsed, kes on kuidagi eemale jäänud Jumalast, siis ärge lõpetage palvetamist enda pärast, ärge lõpetage palvetamist alati, hoidke neid palves, las teie palve tugi olgu neile kilbiks ja kaitseks ümber ja neil on üks teekond Jumalaga käia. Absoluutselt, see on 100% tõsi ja vaata lapsed veel eriti on see oluline koht ja vaimulikus mõttes täpselt samamoodi, kus sa väga lõikad seda, mida sa külvad ja kui sa külvad palvega, sa külvad sõnaga, sa külvad Jumalaga, siis sa võid nagu usus loota seda, et tema üks päev sinu laps siis üks päev lõikab koos Jumalaga seda vilja, mida sina oled palvetanud. Mulle väga meeldis, mulle sellesama realization või sellise nagu arusaama lõi sisse, ma rääkisin kunagi pastor Robert Menchakaga Ameerikast, kes oli Eestis siin, tegi missioonitööd ja siis ta vaatas mulle otsa ja siis ütles, et rääkis ka midagi laste kasvatamisest, vaatas mulle otsa ja siis ütles, et sina hirmutasid küll mõned aastad oma vanemaid, onju. Ja siis ma naerisin, ütlesin, et et keegi ju meie lastest pidi nagu tegema seda, onju, et neil oleks ka ikkagi püsiksid noored, onju, enda seesmise hinge poolest, mingi siukse nalja tegin umbes, onju. Ja Robert ta läks näost täiesti tõsiselt ja vaatas mulle surmalt silma, ütles, et ei, mees, sa lõikad seda, mida sa külvad. Ära kunagi tee niimoodi, hakka kohe oma laste pärast palvetama. Ja mulle kuidagi nagu, see nagu väga lõi sisse, et ma sain aru, et tal on õigus, et ma peaks nagu vist hakkama kohe paluma ja tänama Jumalat ja paluma oma lastele armu, et nemad sükst kadalippu ja lollust läbi ei teeks nagu mina. Et see vist oleks ju nagu hea mõte.
ja siiani palun, et ei lapsed püsiksid Jumalaga, et see on nagu palju-palju parem, kui et mitte. Ja täiega. Ma olin seal kõrval, kui Robert seda sulle ütles ja see oli siuke maa hakkas kõmisema. Ja hakkas küll. Ja. Aga ma tahakski tegelikult kolmandaks tuua sellise asja nagu tervislik peredünaamika ja siukene kirjakoht nagu Kolossa 3 ütleb niimoodi, et 18. salmist, et naised alistuge meestele, nagu on sünnis issandas. Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on issandale meelepärane. Ja lõppu ütleb veel, et isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Sellest ma toon 4. punktis. Nii et tervislik peredünaamika, mis me sellest arvame? Ja ma arvan väga hästi sellest tegelikult. On ju, kallis? On ju. Et meil on, ja ma arvan, et meie peredünaamika on hea. Sellepärast, et meil on lõbus peredünaamika, ma võiks ütlema. Me oleme hoidnud asja nagu väga sellise elava ja vahvana. Et selles mõttes mulle meeldib see, et selles on oma roll, sellepärast, et täpselt oota, nagu sa ütlesid alguses, et peredünaamika jälgi valib tegelikult laps endale oma tulevikku nagu kaasad ka ja nagu lapsevanema eeskuju ja kõige selle järgi täpselt samamoodi. See õhkkond, millega ta kodus harjunud on, see õhkkond on see, millesse ta nagu, mida ta tahab kas nagu kopeerida või millest ta tahab kindlasti ära joosta tulevikus, on ju. Et ja me pigem tahaks ikkagi olla ju need, kes nagu tahavad, et nende lapsed vaataksid vanemaid, mõtleks appi, ma tahan ka sellist elu, nagu nendel on ju, oma lastega. Isegi kui selle sees on kohendusi, oma näolisusi ja kõike, see on normaalne kõik, aga peredünaamika loob selle alusega selleks, et laps tegelikult tunneb ennast nagu kindlalt tulevikus, on ju. Et see on üks nagu nendest võib-olla vundamendi aluskividest, mille peale laps nagu kasvades toetub ka. Üks on nagu rutiinid, on ju, et tal on kindel aeg magama, kindel söök, sellised füüsilised tegevused, mis teda nagu aitavad igal ajal, aga teine ongi see, et ta saab kindel olla, et emme käitub niimoodi, issi käitub niimoodi, emme käitub issiga niimoodi, issi käitub emmega niimoodi, nemad käituvad minuga niimoodi, on ju, mina saan koera tõmmata sabast ja koer ei hammusta mind, eks ole, et nagu, kas see käib nagu peredünaamika tegelikkuses alla, sellepärast, et ta peab nagu saama usaldada seda, et need asjad on tema elus nagu niipidi. Muidu on kehvasti, muidu on see, et kui tal on iga päev üllatus või iga päev ettearvamatus või iga päev midagi uut, see on täielik ebastabiilsus temale. Ja see on nagu, see on kehv, see on väga kehv tegelikult. Nii et nagu see peredünaamika, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, mismoodi peab olema lapsele ohutu, ettearvatav ja normaalne. Ma ütleks, et see on nagu väga-väga oluline nagu komponent. Mis sina arvaksid peredünaamikast? Ma olen väga nõus sellega ja ma ütlen, et ka, et anda edasi see terve peredünaamika kannab edasi elus, et kasvad üles terves peres, emotsionaalselt turvalises peres, see kannab läbi ja siin nagu sa ei pea palju tegema. Nagu ma tunnen, et võib-olla kristlikus maailmas vahepeal on see peredünaamika, naise ja meeste rollid nagu nii üle tõlgendatud. Sest et Piibel räägib lihtsalt naised alistuge, mehed armastage ja ei pahanda. Ära pahanda. Kurjad. Aga et see on tegelikult, see ei ole nagu see ei ole raske mõista. Seda võib-olla on raske teha, aga seda ei ole raske mõista. Ja sul ei ole väga palju teha, kui et suruda maha oma ego. Ja seda me peame nagu niigi kristliku eluga tegema. See ei ole raketiteadus, ütleme niimoodi, et siuke piibelik peremudel ei ole raketiteadus ja seda ei pea nagu meeletult keeruliseks ajama. Et mitte kedagi ei panda puuri, naine ei ole ainult köögis lukus ja ei ole ori kodus, ei tähenda seda, piibelik abielu ei tähenda seda, mees ei ole ainult see, kes ukse vahelt raha sisse loobib ja läheb tagasi tööle, ka tööd orjama, raha orjama, see ei ole see, millest piibel räägib ja kristliku pere nagu keskmes on Jumal, kus mees armastab naist ja naine alistub mehele, nii nagu kogudus Jeesusele. Ja mees armastab nii nagu Jeesus armastab kogudust ja see on väga kaunis, väga ilus. Et ei maksa üle mõelda, see on ja mulle õpetaja koolis on ja kui su peremudel on selline, siis ma ütlen, see on
see on tervislik, see on terve ja see saab pakkuda lastele emotsionaalselt tervet keskkonda. Ja õpetaja koolituses on meile õpetatud nii hästi seda, et kui näiteks last kiusatakse koolis, siis ta tuleb sellest palju normaalsemalt välja, kui tal on kodus koht, kuhu ta saab tulla. Tal on kodus turvaline keskkond. Siis ta võib sellest isegi niimoodi välja tulla, et see kiusamine koolis ei mõjutagi teda. Wow. Sest et tal on kodus turvaline keskkond olemas, emotsionaalselt turvaline keskkond. Et laps õpib tervelt navigeerima elu raskuseid, kui tal on terve pere. Ja sellepärast on ka nii oluline nagu rõhku panna, läbi rääkida oma vahel, et mis on see nagu peredünaamika, kas meie peres on see paigas, kas on nagu mingisugust sükest ego, ma ei tea, teisele näkku nühkimist või nina alla hõõrumist. Mis eestikeelsed väljendid mul on? Väga head väljendid. Või sükest, ühe huvide domineerimist teise üle näiteks. Jaa, täpselt. Me panime ka oma abielus nagu paika selle, et me arutasime ka oma abielu üle arutades, et teenimistöö on ju see, et me terve pere tiimina teenime. Et nagu teenime töö juures, koguduses, pereelus on ju, ja selles me tervikuna teenime. Kui mees on näiteks CEO, peab olema kogu aeg tööl, tal on võib-olla mitu töökohta või ta tahab oma karjääri täiega arendada ja peab väga palju tööl olema, siis kas pere on valmis sellega tegelema. Siis peab ju naine võtma kõik ülejäänud kohustused, ainult lastega tegelema, kodus olema, süüa tegema, koristama, kõike muid asju, sest et siis ta ei jõua nagu nii palju oma asjadega teha. Kas see on see, mida te tiimina tahate? Täpselt. Et nagu vaadake läbi see, et mida te tiimina olete valmis nagu ette võtma, on ju. Ja kuidas siis lapsed sellele reageerivad, mida lapsed soovivad ja mis on nagu nende vajadused ja kuidas nemad sellest nagu tiimi dünaamikas hakkama saavad. Et sellepärast on hästi oluline tegeleda perega kui tiimiga ja vaadata, et kas see dünaamika on päriselt ka paigas. Täpselt, väga-väga hea näide. Ja minu arust see oli väga nagu, ma ütlen, et ma näen ka, et see nagu mõjub väga positiivselt meie lapsele, sellepärast, et see, võtta need ühised otsused ja ühised sellised planeerimised alati sisaldavad teda ja tema huve, tema elu, on ju, ja tema kaasatust, et see ei ole kunagi, et me otsustas ja nüüd on nii, on ju, vaid et see on nagu, et perekond otsustas ja nüüd läheb asi niipidi, eks ole. See on väga-väga äge ja see näitab sellist, kuidas on eesti keeles pack mentality, karja mentaliteeti. Pere ja karja mentaliteeti. Ja see on tore. Ja siis 21. salm ütleb, et isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Ja ma tahangi tuua 4. selle, et ärge riielge lastega, vaid et otsige arusaamist. Ja üks asi on nagu, eestikeelne piibel ütleb, ärge riielge oma lastega, aga et üks asi on nagu see, et sa pahandad, kui ta on nagu midagi halvasti teinud, on ju, aga et nagu selle lõppeesmärk peaks alati olema see, et sa otsid arusaamist, mitte lihtsalt, et sinul käivad emotsioonid nii üle ja sa tahad vaikust majja ja siis nüüd lapsed saavad karistada või riielda selle pärast. Et kus lapsed tunnevad, et neid võib-olla nagu põhjuseta karistatakse, sest et vanematena me teame, emotsioonid keevad alati üle. Iga päev pead enda emotsioone reguleerima, lisaks laste omadele. Ja selliseid nagu vihastamise asju on nagu, need tulevad väga kergelt, kui sa nendega aktiivselt ei tegele. Täiesti nõus. 100% nõus. Võib-olla ma ütleks seda niipidi, et ära jõhkrutse. Eriti oma lastega ja nagu mehena veel eriti nii oma naisega kui oma lastega, on ju. Et nii mõnegi koha peal see võib isegi avaldada niimoodi, et sa ei saa aru sellest. Ja ma tean, minul endal on olnud nagu võitlust personaalselt sellega, et ma mõnikord väljendan ennast liiga kalgilt näiteks. Ja ma ei saa isegi aru, et ma nagu teen seda. Vaid ma lihtsalt mõndarast ma ütlen midagi välja ja siis pärast Krisu nii arvsasti ütleb, et kuule, see ei olnud ilus, kuidas sa seda nagu ütlesid tegelikult praegu. Ja siis ma saan aru, et ma isegi ei pannud tähele, et ma ütlesin midagi nagu kehvasti, nagu, aga tegelikult tuleb välja, et ma olen lihtsalt olnud nagu jobu. Ja ma tean, et nagu eriti kui sa räägid lastele, vaata tegelikult, lastele mõjub sükasi peaaegu et laastavalt. On ju, et sa võid öelda, et sa vaatad peale, ütled, et
et ära tee nii versus, ära tee nii. 2 väga erinevat asja, nagu väga erinevat asja. Ja sa pead suutma ikkagi nagu hoida ja piisavalt palju enesekontrolli, et nagu olla selles ärme tee lapsi seestpidi katki režiimis, on ju. Sest et see on nendele endale väga-väga kohutav ja kehv tegelikult, eks. Ja ma arvan ka seda, et vaata, kui sa vanemana nagu, kui sa tõesti jõhkrutsid ja riidad oma lapsega liiga palju, siis see teeb teda ennast ebakindlaks. Täpselt sellest, see põhjus ka vaata, millest ma nagu alguses rääkisin, kus ma ütlesin ka seda, et vaata laps võtab selle identiteedi osaks või omaks, on ju. Et temast tekib siuke sisemiselt ebakindel inimene, sellepärast, et nagu ta nagu kogu aeg kardab, et kohe tuleb järgmine riidlemine, kohe tuleb järgmine vastu näppe, kohe tuleb, mis iganes. Ja ta muutub selliseks, kõnnib kogu aeg munakoorte peale, ta on kogu aeg siuke natuke närviline, võib-olla seesmiselt siuke, võib-olla isegi kontrolliv mingites asjades, sellepärast, et ta proovib mingitki nagu normaalsust ja haaret oma elus tegelikult hoida. Ja see on hästi kurb, sest et see on hästi selline väsitav viis elada oma elu tegelikkuses. Ta võiks lihtsalt olla ja tunda ennast hästi nendes asjades. Hingata, elada hingamises, on ju. Aga see tuleb alles siis, kui Jumal talle õpetab seda, et kuule, et tegelik hingamine käib niipidi, tunne hästi ennast, sa oled armastatud, on ju. See asi käib alles nagu, siis tuleb see asi nagu õigesti välja, on ju. Aga et see, ja siis, aga et selle tulemusel tulebki kõik ärevus, ebakindlus, kõik siuksed asjad vaikselt sisse. Ja selle taga võib täiesti olla lapsevanema töö, nii mõnelgi juhul. Ja see on päris kurb reaalsus tegelikkuses. Aga kuidas ütleks, mis sinu kogemus lapsepõlves pigem oli? Ma ütleks, et mul oli natukene nagu mõlemat, sest et mul oli näiteks hästi palju positiivset armastavat ja natukene ka sellist, just täpselt sellist riidlevat ja nagu eemale hoidvat. Ja ma arvan, et see tegelik probleem oli selles, et ma sain nagu täiskasvanuna sellest nagu võib-olla natuke paremini ise aru, kui ma olin nagu ise lapsevanem juba. Et ma sain, mu isa oli hästi hõivatud väga tihti tööasjadega. Ja kuna ma olen 5. laps, siis nad olid ka nagu nad ei olnud 20-ndates, on ju, kui nad minu said. Ja selle tulemusena siis juhtus see, et minu isa oli kodus harva, või nagu ta oli nagu kättesaadav kodus harva. Ja kui ta oli, siis see oli tihti, et distsiplineerida. Ja siis see tekitas alguses minu varajases lapsepõlves ikkagi üsna kauge tunde isast, et minu jaoks algul oli nagu naljakas, aga et mingi hetk oligi nagu küsimus, et kes see võõras onu seal kodus on mul emale nagu, ma küsisingi, et kes see onu meie elutoas on, ja siis kes see on su isa nagu. Ja siis ma olen nagu mingi, ma ei saanud nagu, mulle ei arvutunud see nagu peas. Ja siis kui ta oli seal, siis alatihti tuli mingi pahandamine. Ja hiljem aastaid ma kuulasin siis, meil oli, mu isal oli võimalus minna sinna stand-upani saatesse, kus räägiti Käbi ei kuku kannust kaugele. Ja siis ta küsis kõigilt lastelt ka, et mis te arvate, milline laps oleks kõige parem minema nagu temaga kaasa, ja me kõik ütlesime ühest suust, et meie kõige parem vend, sest tema on kõike näinud, on ju. Tema teab kõige paremini. Ja siis nad arutasid seal koos laste kasvatamise kõige üle ja hästi huvitav saade ja hästi tore oli ka. Ja siis mu isa ise ütles seal veel huvitav asjad, ütles, et kui Naatan oli väike, ma ei jaksanud pooltki nii palju teha, kui siis, kui Vahur oli väike. Ma olin 40-ndate alguses ja ma lihtsalt seesmiselt ja füüsiliselt ei jaksa enam. Et see ei ole, sa ei jaksa enam roomata, sa ei jaksa enam lasteasjadega tegeleda, kui sul on 5. laps ka ja sul on kõik muu elu ka, sul on närvid läbi, sul on füüsiline asi läbi, nagu jaksamine läbi, ja pane kõik need sinna nagu konteksti, et nüüd tagantjärgi, muidugi lapsena mul oli võib-olla keeruline, tagantjärgi ma saan väga hästi aru. Muidugi ma inimesena mõistan ja vaatan, et kuule, keeruline on ju, kui lihtsalt ei ole seda ressurssi, kus sa siis selle nagu võtad, on ju. Aga jumal õnneks kuidagi sees kõik need asjad korda pani ja ütleme, et jumalaga koos käimine oli see, mis minu elus nagu lõi selle tegelikult kindla aluse mulle ja tõi ka kõik, mis võib-olla kunagi oli puudu või valesti, on ju. Et aga jaa. Ja see ei ole nagu selles mõttes ka kuidagi erandlik juhus, et ma tean, et hästi palju isegi maailmas räägitakse, eriti kristlikus maailmas räägitakse laste puhul, kui pastori lapse sündroom on ka väga nagu tihti siuke asi, mis on kohutavalt kurb, et meil selline asi on. Ja see oli ka üks põhjus, miks meie leppisime oma lapse kasvatamise osas või laste kasvatamise osas, et meie oma lastele ei tekita sellist asja nagu vaimuliku laste sündroom, on ju. Et lapsed saavad tähelepanu enne kõike ja siis on
töö, kogudus teenimine, kõik muu siuksed asjad, on ju. Et see tuleb alati esmalt ja enne kõike. Ja see on tegelikult, ehk siis tegelikult mida sa teed sellega on see, et sa kasutad terveid ja normaalsed lapsi ja siis lähed teenima, on ju, et see on nagu tundub loogiline. Aga alati ei saa ka nii, ma saan aru, ja elu ei ole lihtne. Nii et see on ka, seal on omad nüansid ja siuksed keerukused. Et lapsevanemaks lihtne olemine ei ole üldse lihtne tegevus. Kuidas sinu lapsepõlves oli see? Asusin just pigem väga sellises vabas keskkonnas ülesse, et meil oli väga kuidagi, emme oskas väga teha niimoodi, et kõik oli väga lastekeskne, et kuidagi lastel oli palju sõnaõigust, lapsed olid alati igas arutelus kaasas. Ma siiamaani mäletan, kuidas me siiamaani isaga tegelikult mingi poliitika asjade üle väitleme. Väitleme. Kogu ülejäänud pere toas meie kaasa, mina ja Elni kaasa arvatud hoiame eemale. Ja, aga meil oli nagu alati see, et lastel on ka oma arvamus, lapsed tahavad ka väljendada seda. Ja meil oli nagu väga vaba õhkkond ja me alati nagu kõik said vabalt rääkida. Ja ma arvan ka, et see, et ma ei tea isegi, ma pole analüüsinud miks, aga kuidagi me perega oleme nii lähedased. Tohutult. Ja oma õdede-vendadega, oma õe ja vennaga me oleme väga lähedased, nad käivad mul külas, me käime õhtuti autoga driftimas, käime chillimas, Mäkis, mis iganes. Nad suhtlevad minuga tohutult palju, mina suhtlen nendega tohutult palju. Ja täpselt, sa said kohe mu õele vanemaks vennaks ja nagu, et hästi nagu, jah, väga nagu soojad inimesed ja nagu võtavad vastu. Aga vaata, kui hea näide tegelikult see on ka sellest, et see soekodune õhkkond ja see suhtlemine tegelikult tekitas selle, et kui teil ongi need siuksed tulised väitlused mingite teemade osas, mitte keegi ei tunne ega ei arva, et teda hüljatakse nüüd perest sellepärast, et tema arvab ühte või teist moodi. Ja. Et see ei ole isegi küsimus all. Ja vaata, see ongi oluline. See ongi see, mida sa üritad tegelikult saavutada kõige rohkem. Et vahet ei ole, mille üle sa argumenteerid või räägid või tuled, et see ei ole, see ei lähe selleni, et laps tunneb, et teda nüüd visatakse nurka või tema on vähem väärt sellepärast, et tema arvab ühte või teist moodi. Seda on väga, sa pead tahtlikult külvama sellist asja. Ja, täpselt. No, muidugi alati me pidi vahele tulema, kui läksid väitlused väga tuliseks. Aga mida sa rääkisid väga huvitavalt vaata sellega, et kuidas sinu vend nagu kasvas ühe isaga üles ja sina nagu teistmoodi isaga, siis see on ka tegelikult vanemluses üks võib-olla raskemaid asju, mida mõista, et sa kasvatad oma lapsi erinevalt, aga sinu laste jaoks nagu nad kasvaksid nagu ülesse nagu vahepeal nagu täiesti teiste vanematega. Et nagu me küll nagu oma vennaga mõtleme, et meil on lastel 5 aastat vahet, on ju, mul on siis noorem vend ja noorem õega mul 10 aastat vahet, on ju. Ja oma õega me saame öelda, et me oleme nagu täiesti erinevate isadega kasvanud ülesse. Ja et lapsena sa saad sellest vahest nagu tugevamini aru ja nüüd ma nagu ise ka olles lapsevanem, ma nagu olen hakanud teadlikult mõtlema, et okei, et nagu milline lapsevanem ma olen Elliga, milline lapsevanem ma hakkan olema tulevaste lastega, et absoluutselt tead see, mis su nagu füüsiliselt sinuga toimub, on ju, kui sa muutud vanemaks, sa lihtsalt ei jaksa enam, on ju, aga et mõelda, et okei, et aga kust otsast ma saan kompenseerida või kust ma saan nagu siis teistmoodi teha, on ju. Et ma tean, et meie emme on minust väga hästi teinud, et minuga ta oli nagu siuke väga-väga aktiivne, me käisime igal pool, on ju, tegutsesime paljudes kohtades ja käisin temaga igal pool kaasas ja ta nagu jaksas tegeleda minuga, on ju. Aga mida lapsed edasi, kui sul on ühe lapsega, et pead minema kuskile, see on üks asi, see on väga lihtne. Kui sul on 3 last juba, sa ei jaksa ka tegelikkuses enam nagu käia kohvikutes või kuskil, emme käis näiteks Iisraeli keskuses toimetamas, on ju. Sa ei jaksa 3 last nagu hallata üksinda ja siis samal ajal pead muid asju ka veel tegema, on ju. Et ka see faktor tuleb mängu, on ju. Et mida lapsed edasi, seda nagu raskem on nagu käia kuskil või olla aktiivne, on ju. Ja siis meie emme näiteks meie noorema lapsega, või tähendab Keidiga siis, mu noorem õde siis, on ju. Noorema õega siis meie emme väga palju just räägib
räägib ja ka toimetab temaga ja sõidavad hommikul koos kooli tööle, onju, ja siis jutustavad ja nagu ja ma ei tea jah, kuidagi meie emme on tõesti, ta on nagu imevanem. Ta on nagu perfektne lapsevanem. Ma ei tea nagu kedagi teist lapsevanemat, kes oleks nii perfektne kui meie emme. Ta oli meie podcastis ka meie emadepäeva episoodil. Mul on minu emme on samasugune, ma pean ütlema, nii et siis ta on nagu ka, ma arvan, et meie emmed on olnud nagu mingid reaalselt parimad. Ulmelised inimesed. Ja. Aga see oskus tõesti nagu lapsi nii väga armastada. Ja emmel on alati olnud see, et Jumal on kõige keskmes ja ta oskab lapsi nii meeletult armastada ja ta kuidagi oskas meiega tegeleda nii, et keegi ei tunneks, et nendega oleks nagu teistmoodi käitutud või nad oleks teistsuguse vanemaga. Ja kusjuures täpselt, nad jaotasid armastust ühtlaselt kõigile, ja see on kuidagi väga, väga oluline. Ma tean, et meie mõlema vanema puhul on ka, või mõlema ema puhul on hästi oluline nagu hea näide olnud ka see, et nad kordagi ei mustanud näiteks abikaasat, ka keerulistel aegadel. Ja see on muide väga oluline asi, mida teada, eriti laste puhul ka, sest et lapsed korjavad selle väga kiiresti ülesse. Kui üks vanem teise kohta ütleb lapse ees või lapse kohta, lapsele midagi nagu halvasti, on ju. Et selles mõttes see on nagu väga siuke, seda ei tohi kunagi teha, sest et see tegelikult rikub kogu pere dünaamikat kohe ja teistpidi rikub ka lapse nagu pilti teisest vanemast, on ju, et sa sükseid asju ei tohi kunagi teha tegelikkuses. Aga viimaseks punktiks ma tooks selle välja, et ära tee vahet lastel. Piiblis me näeme, et Jaakob armastas Joosepit rohkem kui teisi poegi. Mis see tekitas? Kadedust, meeletult kadedust ja viha. Ja kuniks lõpuks nad otsustasid oma venna ära tappa ja siis maha müüa, on ju. See on väga hea ja õige point. Ja siinkohal ma pean ütlema, et näiteks minu vanemad on küll 5 last ja ma ei ütleks kuskilt, et me ise oleks nagu aru saanud sellest, et oleks nagu lemmiklapsi või niimoodi olnud. Jah, kindlasti oli seda, et noortematel oli näiteks prioriteet mingites asjades eesõigus, sest nad olid väiksemad, küll aga alati hoolitsitigi selle eest, et näiteks vanemate huvid olid alati esindatud ja nad said kuidagi oma nagu, et nad said nagu ennast teostada ja neil oli oma vabadus ja oma rõõm ka nendes asjades juures, eks ole. Ja nende väärtus oli alati ka nagu kohal olemas. Ja see tekitas laste omavahel vendadõdedega väga võrdse tasandi, kus me siiamaani tegelikult väga palju oma vendadõdedega nagu suhtleme hästi tihedalt, hästi armastavalt, hästi soojalt ja nüüd kõik me oleme lapsevanemad, on ju, et nagu meil on kõigil nagu omad pered ja värgid ja see on hästi cool, on ju, nagu jutustada ja rääkida ja niimoodi läbi käia, on ju. Et meie lapsed kõik saavad endale üliägedad onud täditanu sellele ka, eks ole. Aga see on nii oluline lihtsalt asi, mida nagu teada ja nagu teha seda, et sa armastad oma lapsi võrdselt ja ma tean, et minu ema kartis seda alati, et kui esimene laps oli olemas siis, ja teisega rasedaks, siis ta palvetas Jumala eest tükk aega, et Jumal, ma ei saa aru, kuidas ma hakkama saan, kuidas ma suudan 2 armastada nii palju, et kui ma seda ühte armastan nii palju, et mul ei ole sees nii palju, et ma suudaks seda teist ka armastada sama palju, et nagu ta nagu läks täiega seesmiselt nagu krampi ja närvi, et mis mõttes, et aga siis ma armastangi ühte rohkem kui teist. Aga see ütles, et sündis ära ja ta ütles, et nope, et see sisemisest ressursist olenemata sul lihtsalt tekkis 2 korda võimekust armastada nii palju ja siis järsku tekkis 5 korda võimekust armastada nii palju. Et tegelikult ma usun ka, et see on asi, mis Jumal meie sisse tekitab, kui meil on oma laps. Et 1, 2, 3 või 4 korda suudad armastada või isegi rohkem kordi suudad armastada oma lapsi. Ja sa pead lihtsalt jälgima, et sa teed seda võrdselt. Meie kodus olid ka kõik võrdsed. Vahet pole, kes oli süüdi, kõik said võrdselt karistada. Aga kuna mina olin peres ju isa niimoodi eelmises suhtes laps on ju, et kas ikka vahepeal ma mõtlesin, et kas mind nagu võetakse teistmoodi kui teisi lapsi, et aga jällegi meie kangelane emme Pille võttis meid kõiki võrdselt ja ma olin tema jaoks kohe sain omaks lapseks ja teised ka, et vahepeal kasvades ikka õe-vennaga ikka tuli, sa oled mu kasuõde ja kasuvend ja nii edasi on ju. Aga nüüdseks tõesti nagu, kui lapsed näevad, et mõlemad vanemad on samal lehel ja mõlemad vanemad vaatavad samamoodi
ja korrigeerivad lastel nagu suhtumisi ja hoiakuid, ei lase läbi nagu mingisuguseid halbu hoiakuid on ju, või katki tegevaid hoiakuid, siis lapsed tõmbavad joonde ennast. Ja meil ka kuidagi nagu, tõesti ma räägin, õe-vennaga me oleme nii lähedased, et jah. Täiega. Täiega. See on nii lahe kuulda. Su emps on tõeline kangerane. Jah. Kui me teeme kunagi osa 2 sellele, siis me peame uuesti emad tagasi kutsuma ja siis nagu korralikult nad pukki panema. Või siis isad ja räägime poliitikast. Ühesõnaga emad kutsume ja siis paneme nad pukki, kuidas kasvatada lapsi. Täpselt, kusjuures täpselt. Ja see on nendele väga asjalik ja hea küsimus tegelikult ka, sellepärast, et nad on eksperdid sellel alal, selles ei ole küsimustki. Kas sa tahaksid lõpetuseks öelda mõne mõtte lapsevanematele? Jaa, mul on üks väga äge mõte ja selle ma varastan Dr. Jordan Petersonilt, keda ma väga fännani kuulan. Ja tema ütles seda niipidi. Ta ütles üks asja, et lapsed, kui sa kasvatad lapsi õigesti ja hästi, siis lapsed võivad saada sinu kõige suuremaks kompanioniks või companion inglise keeles, siis nagu kaaslaseks terveks eluks. See tähendab seda, et nad on oma inimesed, sa kasvatad endale oma identiteedi, aga keegi pole öelnud, et sa pead kasvatama oma lapsi selliseks, et nad sulle ei meeldi. Vastupidi, kasvata nad selliseks, et nad sulle meeldiksid, sellepärast, et siis sa tahad nendega terve elu koos veeta ja hängida ja aega veeta. Ja sul on eesõigus ise endale nagu seltskonda kasvatada juurde tulevikuks. Nii et tee seda. See on täiega väärt investeering. Siis nendel on tore ja sinul on tore. Ja see on nagu hullult äge. See on väga hea mõte, jah. Ja selle mõttega me lõpetamegi tänase osa ja aitäh teile, armsad kuulajad ja vaatajad. Ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine osa.